Toomas Pauri autorisaade. Me jätkame Toomas Pauri autorisaatega, mina Toomas Paur küsijana ja minu hea vestluskaaslane Itaaliast Andrus Sukles. Oli niimoodi, et USA ründas selle põhimõttega, et seal kuskil tehakse tuumarelva, kuigi see usujuht ütles, et siin riigis ei tee keegi mingist tuumarelva. Ja Trumpi idee oli siis laupäeva, pühapäeva kõvasti pommitada koos Iisraeliga ja esmaspäeval tulevad iraanlased käed püsti ja annavad alla. No tänaseks seda ei ole juhtunud. Jah, Toomas, seda ei ole juhtunud ja seda ei juhtu ka. Ja vaata, mis siis juhtub, kui sa hakkad uskuma iseenda propagandat. Ja? Ma ei tea, kas siin Eesti meeldis oli, aga Ameerikas oli see väga populaarne see Steve Witkoff, et siis nii-öelda läbirääkija oli, et siis Foxi ja CNN ja igale poole siis peatänava rööb, et mul on küll, et president Trump ei saa ikka aru, et meil on siuke armada nende riigi ümber piiranud ja nad ei kapitaliseeru, nad ei anna all. Trump ei saa sellest lihtsalt aru, mis talle ei anna. Ja vaata, see näitab inimeste ignorantsust, nad ei tunne absoluutselt seda kultuuri, nad ei saa absoluutselt aru, kellega on tegemist ja nad mõtlevadki, et käivad mööda maailma ringi ja annavad kõigile malakaga vastu pead ja nii ongi. Et võib-olla kuskil on sellised nagu Aafrikas võib-olla saad sellega kuskil, aga mitte igal juhul seal maal. Ja lihtsalt nad hakkasid oskuma ka iseenda nagu propagandat sellega, et inimesed tulevad tänavalt. Ma lihtsalt ütlen sulle üks huvitava fakti järgi, et Hollandis on selline firma nagu Cayman. See on CAMAAN. Ja nemad töötasid siis koos ühe VPN-iga Kanada VPN outfit Kanadast, eks ju, see tead, et Iraanis, et neti saades võid kasutama VPN-i. Ja siis tegid siis nii-öelda selle pollingu küsitluse ja siis tuli välja see, et 81% elanikkonnast vihkavad ajad tollasid ja tahavad režiimi muutust. Seda tähele. Ja siis kui see Larry Johnson, kes on endine luure keskagentuuri analüütik, ütles, et juba huvitav, et hakkasin siis uurima, et kus nad nagu raha saavad ja siis tuli välja, et nad saavad raha Ameerika Ühendriikide valitsuselt. Et valitsus nagu tellib selle, mida nagu on vaja öelda rahvale võistledes. Ja siis, kui oli tehtud see, polling oli tehtud Marylandi, see iseseisev Marylandis Ameerikas, nemad said just, et 80% toetab seda režiimi, ehk siis 180 kraadi, isegi vähem nõuasid, 81, ehk siis 180 kraadi teistsugune tulemus. Ja täna reaalsus, eks ju, ütleme, tõe kriteerium on praktika, eks ju, et täna mitte keegi ei ole seda režiimi läinud ümber lükkama, vastupidi, inimesed on, kes ennemgi olid need, kes ei tahtnud seda režiimi, on nüüd režiimi selja taga ja ütlevad, peame kätte maksma. Ja vaata, siin on jällegi, ütleme siis, muslimi kultuuri, aga ütleme Iraani eripära on see, et vaata, kui meie mõtleme siin, et meil on vaja võitu. Ja võit on see, kui me lähme lööme teised maha ja võtame need asjad ära ja vaat neil ei ole midagi ja me oleme maha löönud, see on meie võitja. Siis seal kultuuris on võit hoopis teine asi. Sa võid olla nõrgem, sa võid olla nii-öelda disadvantage allpool. Küll aga, kui sul on see vastupanu liikumine, vastupanu võime, resistance, sa ei anna alla, vaid sa elad oma elu edasi, sa paned sellele vastu, see on enda jaoks võit. Mitte see, et ma pean teisi inimesi maha lööma, vaid ma saan võidu iseenda üle. See on nagu nende kultuuris. Veel korra, ma olen see 26 aastat käinud, ma võin sosistada, et ma aru saan. Eks, aga meil on eksperdid, kes pole seal käinud, teavad täpselt, kuidas seda on. Ja see on üks põhjuseid, miks keegi ei saa nendest jagu. Vaata, kui palju seal pomme ja ikka nad on püsti, ikka nad annavad vastu, kuigi nad on 47 aastat sanktsioonide all, kogu aeg on neid ahistatud, kogu aeg on neid peedistatud. Mis oli too põhjus tol ajal? Siis oli ju Šah oli võimul. Ei, 79 aastast. 79 aastast, siis kui jah need. Ja pärast seda, kui nad tulid need võimule ja siis hakkas see sanktsioonid rall peale. Ja vaata, Trump ütles ka, et pange relvad maha ja tulge tänavatele, tema töö, et me tegime teie töö ära, nüüd on rahva töö seda teha. Ja ma ütlen sulle, et suurem osa rahvast näitab talle keskmist sõrmu.
ehk siis, et nagu absoluutselt alahindad oma vastast ja see on kõige lihtsam töö või lihtsam tee kaotuse osaliseks saada. Ja mina ütlen sulle, see sõda kaotati siis, kui nad viskasid siis 6 pommi ja hävitasid ära Ali Khamenei presidendi palee. Ja vaata, sa saad ikka ühest asjast aru, et see kuradi segane Trump on nüüd meile tekitanud ka ususõja. Ja ma kohe seletan, miks. Sellepärast, et iraanlaste jaoks oli Ali Khamenei, mis on valitud tarkade kogu poolt ja seal on parlamendi liikmed, seal on presidendi kantseleis, seal on igast elu valdkonnast on inimesed, kes siis annavad nõu ja valivad siis selle grand ajatolla ehk siis peamehe. Ta ütles ju väga selgelt välja, et mina kuskile punkrisse põgenema ei hakka. No Eesti ütles, et ta põgenes ära lossist. No see on nii loll jutt. See on nii loll jutt. Vaata jällegi 180 kraadi nad keeravad jutu, sest et neile ei sobi see narratiiv. Ta ütles, et ma olen 86-aastane mees, my body is frail, et ta keha nagu annab järgi, aga ta on, võim on tugev, mõistuse võim ja et ta on nõus märter, et ta ei lähe mitte kuskil, tema on oma rahvaga koos. Ja vaata, kui siin tuleb see juutide ja ameeriklaste eriline kahepalgelusis, mida kogu maailm näeb. Veel korra, meie omad, jookske, ruutu jookske, sest ameeriklased tõmbavad teile, te olete ükskord nii hädas, samade ameeriklaste pärast, nad müüvad teid igale poole maha. Ja see lihtsalt nii on. Ja toon sulle selle sama näite, et inimesed saaksid aru. Ja. Samal ajal, kui need juudid ja ameeriklased laupäevad ründasid, lendas Omaani välisminister oli Washingtonis viimase draftiga, see on siis nii-öelda mustandiga sellest lepingust, kus oli kirjas, et nad ei tee mingit tuumapommi ja on täiesti avatud inspektsioonid, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikide inspektorid. On sellega ka nõus, et nende oma inspektsiooni tuleb tegevad ameerikas, sest me teame, on nagu CIA, NDA, ma ei tea, mis organisatsiooni liikmed on vahet ei tee. Nad ütlesid, me ei tee pommi, lõpetage ära, meil on seesama Ali Khamenei andis vatsa välja, me ei saa seda teha. Sest vaata, kellegi jaoks on ikka seadus, mitte nii nagu meil päänatakse, kuidas tahetakse, kui nad pekkis öeldes, ai, mul oli eksimust geokeelatus. Ühesõnaga, saad aru. Ja sellepärast nad tulid sinna kohale, kaitseminister tuli sinna kohale juht, nõu pidama selle armee juht, revolutsioonikaardi juht tuli armeed, tulid nõu pidama selle Ali Khamenei paleesse, sellepärast et nad ju teadsid, et kohe sellises leping ja jälle selja tagant löödi nuva selga ja tapeti nad kõik korraga ära ja Trump kiljus, et oi kui hea, me oleme nii kõvad mehed. Endi ütles teile, kus ta on. Te teadsid, ta ei varjanud ennast. Ja nüüd, mis on nagu halb lugu, meie jaoks sinuga. Halb lugu on see, et nüüd ta on märke. Saad aru, ja sa vaatasid need miljonid inimesed, kes tuli välja. Noored inimesed, kõik. Saad aru, see on nagu National Pride on siis rahvusliku uhkusele. Sülitsid nagu näkku. Iraanlastele, pärslastele, mis see milleski aru saada. Et vahest mulle tundub küll, et seal Ameerikas peaks olema ju küllalt nutikaid inimesi. Ma ei tea, sest need vist ei lasta enam ligi, sest need endised analüütikud räägivad küll, et enam ei ole nagu analüüs tähtis, vaid on poliitika tähtis, narratiiv. Ehk see, et mis on poliitiliselt õige, nii, mis arvatakse, et see on meie poliitika ja üksteist kõik, mis informatsioon tuleb, peab mahtuma sinna. See on täpselt nagu meil Eestis või Euroopas. Kui sa ei lähe sellele politsi joone alla, isegi kui sul on õigus ja reaalselt faktid näitavad seda, see ei sobi meile, see ei ole meie narratiivi koos, me ei räägi reaalsest, me räägime narratiivist. Meie Kajad ja Hannud ja Kristjanid ja kõik ju nad ei tee ju reaalselt midagi, see on elus näha. Inimesed ju vaesuvad, 40% on nende approval rating, millest me nagu räägime. Ja nüüd on meil nagu jama sellega, et nüüd on ka meil ususõda, sellepärast et alati tuleb uus ja hullem. Üks kandidaatidest, kes täna on siis nii-öelda esimese, üks on Khamenei, mis oli praegu, kes oli muideks, nagu veel korra ma ütlen, kes oli ise Aserbaidžaan, mitte pärslane, ta oli Aserbaidžaan. Ta oli kõige kõrgem usujuht, sest nii otsustasid inimesed valisid, sest ta oli lugupeetud, ta oli patsifist, sest tema andis välja selle, et me ei tohi teha tuumapommi. Ja nüüd ma ütleks, et kui iraanlased ei tee tuumapommi, siis on ääretult rumalad inimesed. Mäletame Kim Il-jungi. Käidi ja kobiseti ja kutsuti rokitmeheks ja siukseks ja teukseks ja tegi tuumapommi ära, täielik vaikus. Mitte keegi ei nokinud ennast. Ja mis veel naljakas on, Lõuna-Afrika Vabariigist
tuuakse nüüd ära THAAD, see on siis High Altitude, see on THAAD, THAAD, see on siis High Altitude, mis laseb hästi kõrgelt neid raketi alla, jah. Ja mäletad, kui Trump ütles, et oi, me oleme siuke jõud, sõjane jõud, niuke, no meil on nii hästi, kõik pommitame purus, kõik teeme sellest. No ma ei tea siis, kuidas sa nüüd oma liitlase siis jätad hullu Põhja-Korea rünnaku eest täiesti kaitsestuks, sa viita, millega nad laseksid raketti alla, viid selle süsteemi minema Lõuna-Koreast. No. Vaata, kus sul on ameeriklased. No. Ma ei tea, millal need meie vennad, kes, ma ei tea, 80-90 miljonit nende himarsidest ette ära maksid. No, nad rahast ilma ja asjast ka ilma, see on siuke nagu turuskämm. No, et Eesti rahvas, et ärme anna õpetajatele palka, ärme lase puuetega inimestele, raha ei ole. Vanadel inimestel vanagus väärikalt elada, raha ei ole, aga anname ameeriklastele raha, et nad saaksid sõda pidada. Ja nüüd võetakse raha ära ja himarsi ka ei saa. Ikka jama. Ühesõnaga, neil pole, neil ei kesta, see sõda on neil kaotatud, see sõda ei kesta väga kaua, sellepärast et nad lihtsalt lõpetavad, jooksevad välja oma, lõppevad ära nende varud. Sest vaata, kui sul on emalaev, ehk siis see lennukikandja ja sellel on 5 saatelaev. Igal laeval on 96 raketti, mis on siis vertikaalsetes sellistes laskeseadestes. Ja need on 96 tükki, tavaliselt on siis konfiguratsioon 50, on sul siis neid Tomahawke ja siis 46 on siis Irisid või need, mis nagu võtavad rakette maha, mis siis sinu poole tulevad. Ja kui sa need välja lased, siis ei ole niimoodi, et sa saad minna ja mehed teki peal jooksevad ja topivad uuesti need silod täis. Ei, sa pead sõitma sadamasse. Täna on Hormuzi väin piiratud, et siis Bahreini minna ei saa. Ja kõige lähem koht on Diego Garcia, mis on inglaste oma. Nii, et sinna sõita on 3,5 päeva, sõita sinna 3,5 päeva tagasi, et uuesti laadida. No siis, et mis sa arvad, et kaua see pidu seal kestavad. Ja nad ei julge ju minna eriti lähedale iraanlastele, kuna nende supersoonik Mach 10-ga raketid lihtsalt tulevad nendest kaitsest läbi nagu kuumnugasula võist. Jõudis seda teada ju selle 12-päevases sõjas, see oli siis 13. juunist kuni 25. juunini, et ju palusid ju Trumpi, et jumala ees lõpetame ära selle. Ja see näitabki seda, minu jaoks seda eriti ignorantsust, et mindi nii vähe aja pärast mindi uuesti neile kallale ja täpselt samamoodi läbirääkimiste sildi all, nagu me teame eelmine kord, siis see kord täpselt samamoodi, et nagu ma ütlesin, Omaani välisminister oli siis selle versiooniga, mis oli siis kokku lepitud Washingtonis samal ajal, siis nad ründasid ja siis nii-öelda ajatolla pidas oma meestega nõu, sest ta ei osanud, ja jällegi iraanlaste lollis, nad võtavad ameeriklasi või juute face value samamoodi, nagu nad oleks ise käitunud. Ja on Iraan, kellega rünnanud, ma alati nagu küsinud ka, kas on Iraan ühtegi riiki rünnanud? Mitte ühte riiki ei ole Iraan rünnanud. Ja kui palju on Ameerika rünnanud, see oli 7 tükki sellel aastal Trump vähe. Tõesti, et paneme nagu faktid ritta, ei ole mõtet ju, võime propagandat teha. Ma ei ole mingi Iraani eest kõneleja, mul on lihtsalt kahju, see on tore maa ja meie inimesed lihtsalt nii ignorantsed, nad vaatavad aktuaalselt kaamerat välisilma ja sul aetakse lihtsalt piinlik öelda Eestis vastu. Meil ei ole reaalsusega mitte midagi pistmist. Ja siis on kõik eksperdid ja teadvused. Ma ei tea, kas nad isegi teevad šial ja sunnil vahet. Et aru saamata ja veel kord üks asi, mis ma tahan sulle rääkida, on Süüria. Ja mäletad seda, kuidas meiegi Yana Toom käis selle, oi, Al-Assad, kuidas ta läheb diktaatoriga kokku saada? Bashar al-Assad oli alaviit. Ja alaviit on siis ka šiia tükke allharu. Ja alaviidid, nendel pole üldse usust mitte midagi. Need viskavad viina, söövad sealiha ja teevad igasugused tegusid. Nii, nad elasid seal olid sunnid ja seal olid šiiad ja seal oli veel gruppe. Ja kuna Assad oli siis mees, kes hoidis, et ei tekiks seal ususõda, et ühiskond saaks areneda, et kõigil on õigused. Ja mis siis tegid ameeriklased? Neil ei sobinud see, sest meil oli vaja, sest kas see saade rääkida, järgmine saade rääkida, mis oli vaja see riik ära hävitada. Üheks selleks, et nad ka toetasid palestiinlasi, aga seal on ka geopoliitiline põhjus ja energia põhjus, miks see riik oli vaja hävitada. Ja nad võtsid siis selle sunni äärmised, kes lõikasid päid
teistel inimestel ütlevad, et kui sa ei ole sunni moslem, siis sa oled ketser. Nagu katoliiksed kunagi olid, meil see Pärtli öö ise teadi, löödi protestante maha, sest nad ei olnud õiged kristlased, jah. Me oleme kõik seal läbi elanud. Siis neil on praegu see käes. Ja siis see Al-Shabaab, kes siis pesti puhtaks, pandi ülikond selga, aeti abe lühemaks ja see on meie sõber. Ja see siis nüüd, ja mis esimese asja tegi, lasi tappis kordi hulga alaviite maha, tappis hulga truude maha, truudid on samamoodi sellised pool, ma isegi ei tea, kas nad on osad elavad mis Iisraelis, osad elavad Süürias ja tappis need maha, tappis siiad maha, sest need pole õiged usklikud. Need ei ole õiged. Ja see on nüüd meie sõber. Kas saate maal anda? Milleks nagu? See võidi seal propagandat teha, aga reaalsus on hoopis teine. Meie kõrge sõjaväelane õhuülem, mis ta on, ütles, et Iisrael ja USA suruvad Iraani varsti põlvili maha. Mäletad, meie presidenti, jällegi ma ütlen sulle, tore mees on see, sa ütlesid muus ka selle eelmine saade, ütlesid, et Alar Karis on tore mees, et julges midagi öelda ja ma väga hindan seda, aga mida mulle siiani meeles, kui tema surus Putinit põlvini, on siis Putin põlvini või? Samamoodi on ka seal, mitte keegi ei suru pärslasi või ütleme iraanlasi põlvini, vähemalt mitte seekord. Et ma arvan, et kuidas see pidu lõpeb samamoodi kui see 12-päevane sõda ja et iraanlased veel ei ole toonud välja oma neid tahkekütusel lendavad supersoonikuid, mis ka saavad muuta trajektoori, ehk siis mida verrastama alla lasta ja nad lihtsalt rahulikud metoodiliselt ründavad, nagu sa tead, väidetavalt ju Ameerika õhutõrje on kõige parem, aga kõik nende baasid põlevad seal Lähis-Idas, kõik nende sõbrad, kes andsid neile sõjabaasidele, kõik need riigid, Bahrein, Kuveit, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia, kõik põlevad. Ja vaata, kus on jällegi see režiimi muutus, mis siis nagu Trump välja tõi. Režiimi muutus on nagu siuke väike 2 teraga mõõk. Pane tähele, Toomas. Esimesena kukub Bahrein. Miks? Sellepärast, et Bahreinis on kaliifid ongi see ruling family, kes seda riiki juhib, see perekond on sunnid. Aga neid on seal natuke vähem kui 20%. 80% Bahreini sellest rahvastikust on šiiad. Ja siis ütleme 20% surub alla nagu 80%. Ja siiamaani on need rahulikud olnud, seal olid rahutused, siis Saudi Araabia saatis kohe väed üle, surusid mässud maha. Mis nüüd juhtus? Inimesed tulid jälle tänavale. Saudi Araabia tahtis saata oma abivägesid sinna, et mässud maha suruda, rahvudestus maha suruda. Iraanlased lasid sillapuruks, mis nüüd ühendab Bahreini, miks ju saarel. Ja ei saa appi. Nii et huvitav on jälgida, paari päeva pärast vaatame, et kas Bahrein on esimene, mis kukub ja siis, kui see võimsal kukub, siis ülejäänud lähevad nagu doominod, sest ärme unusta jälle, et Saudi Araabias on kuskil 20% šiiasid, aga kus nad elavad? Elavad seal, kus on kõige suuremad naftaväljad. See on nende kontrolli all. Kujutad see ette, kui sunnidel ära lõigatakse see Saudi perekonnal lõigatakse see nafta ära. Ongi kõik. Mis on Iraagis? Iraagis oli täpselt sama situatsioon. Saddam Hussein oli sunni ja üldse hoidis kõikidel nendel usuvendadel nagu tampisid maa sisse, sellepärast et ta ei tahtnud võimu jagada, selle ainuvõim ja seal oli ka suurem osa on šiiad ja nüüd täna on Al-Malaki, kes siis tuli uuesti nagu peaministriks, ameeriklased teevad kõik selleks, et ta selleks ei saa, igasugused takistusi, kuna neid on see väga ebamugav, sest et need on šiiad ja Iraak ütles juba selgelt ära, et nemad toetlevad selles lahingus Iraani juba andsid Bagdadis rohelises tsoonis, ründasid Ameerika saatkonda. Saudi Araabias rünnati Ameerika saatkonda, nad ei suuda isegi oma saatkonda kaitsta ja nemad lähevad ja suruvad põlvili. See sama lendur või kes see iganes ütlesid on, mingu sinna, hakaku lendama ja näidaku ette. 3 F-15 tulid nagu küpsed kartulid alla ja veel korra. See on alles algus, et iraanlased on väga selgelt öelnud,
sest Trump, veel kord väga oluline nüanss, Trump ju läks läbi itaallaste, et teeme nüüd vaherahu, teeme rahu, iraanlased ütlesid, kuule jälle või, tulid jälle sama jutuga või et me ei usalda siin, mine puhka jalga. Eks ju, ehk iraanlaste idee või mina arvan, mida nad teevad, on see, et nad mitte ei vii selle asja nii kaugele, et Trump ütleb, et kuulge, teeme vaherahu, vaid Trump ütleb, palun teeme vaherahu. Palun lõpetame selle asja ära. Ja siis ütlevad juba iraanlased oma tingimused ja ma arvan, see on Ameerika hegemoonia lõpp kogu maailmas. Iga impeerium kukub kokku, nagu hiinlased on öelnud, kellel on 4000 aastat ajalugu selle kohta, iga 230-250 aasta tagant ja 6. juulil kukub impeerium kokku või siis neil oli dünastia kokku, mis on umbes sama. Ja siis 6. juulil, või 4. juulil, saab Ameerika 250 aastaseks. Nii et ja me näeme väga selgelt ära, et nad käituvad nagu britid käitusid seal 1800 aasta lõpus, olles veel, või ütleme 30-ndatelgi veel impeerium, aga samamoodi nende tähelepanu lõppes teise maailmasõjaga. Aga pahalugu on see, et impeerium kokku kukub, saab väga palju halba teha ja seda me ju täna igapäevases elus näeme, et vaata, veel üks asi, millest me ennem rääkisime, et režiimi vahetus on 2 keraga mõõk, et need Bahreinis on probleemid ja samas on ka Ameerikas, et sa arvesta ju sellega, et Trump läks sinna sõtta ilma saamast luba kongressilt ehk siis, et nüüd on siis Ameerika nii-öelda konstitutsioon on nurka visatud, et seal on kunn, Trump ja ma teed, mis tahab ja Trumpil on nagu häda selles, et kui nüüd juhtub see, et ta seda tuleb saba jalga vahel ära sealt Iraanist, siis see tähendab seda, et novembris on siis need midterms, need valimised ja Trump juba ütles, et nüüd tuleb teha föderaalsed valimised selles suhtes, et ennem oli iga osariik korraldas ise valimised, sest see on osariigi õigus, see on sama konstitutsioonis on see paragrahv. Igaüks tees seda. Nüüd Trump tahab sellest üle joosta ja öelda, et tema kontrollib kogu valimist. Et saaks sättida nii nagu meil Reformierakond sätib e-hääletused, vaata nemad, eks ju. Muidu tavalised hääletusid neil hästi nagu ei läinud, ei võitnud ära, aga siis kurat tuli landslide, tuli neil tohutu kuradi laviin tuli neid samusid e-hääli. Eks ju, ma olen õppinud tipis, professor Uno Merest oli niisugune mees. Ja seal oli asi nagu tõenäosusteooria ja ütleme, selle teooriaga siis võib nüüd prügikasti visata, sest reformiga tõenäoliselt tõenäosusteooria ei kehti. Sellepärast nende toetus ongi 10% või 11% või seda. Trumpil on, ma tahtsin just lõpetada selle mõtte, et regime change, mida ta läks teise maale tegema, võib juhtuda see, et ta kaotab selle demokraadid võtavad üle ja siis on impeachment, siis on Trump vangis ja ongi nii. Ja selle kohta sobiks väga hästi. Et siis ülejäänud 2 aastat teda ainult impeachment ma siis tagasi kutsuda või meil, mis eesti keeles on. Aga et nagu Clintonile taheti teha, see, kui ta selle Monika Lewinskyga valatas ja jällegi, et see oli veel mingi moraal tollel ajal, et ta oli heidetud ette seda, et ta Monika Lewinskyga valatas, et seda, et ta selle pärast valetas ja siis samamoodi, et sa võisid valetada, aga näed, said ikka õigeks ja siis pärast seda on täielik vallakäik sellest, et kõik nad ju valetavad, et lihtsalt hämmastab mingit tõtt Ameerikaste käest ei kuule, vähemalt selle eliidi seest ja veel korra Marco Rubio ju pani siukse koliseva ämbri, kui küsiti, et mis pärast me siis nüüd ründasime Iraani, mis ta ütles, et meil oli teada, et Iisrael hakkab ründama ja siis need hakkavad vastu ja siis peame meie ründama. Ehk siis, et jällegi, et tehti Iisraeli tööd, aga mitte nagu seda, mis on ameeriklastele oluline. Ja jällegi, et mis läbirääkimise nagu pead, kui sa ütlesid, et 2025 juunist, 25. juunil ja sa pühkisid maa pealt iraanlaste tuuma selle tehase võimekuse üle. Ja nüüd 10 kuud hiljem ütleb, oi, nad juba ehitavad uut. See on ju ka absurdne ja inimene, tapsid ära inimese, kes ütles,
juba 2003, et see on immoraalreid. Meie seda ei ehita ja mitte ühte tõendit selle kohta ei ole. Ameerika Tulsi Gabbard, kes nüüd küsiti kõrvale, ütles ju, Ameerika CIA kõik assessment käis kongressi ees vande all tunnistamis, Iraan ei ehita tuumapommi. Ja mille peale siis Trump Ameerikas ütles, et aga mul ükskõik, mis see Tulsi räägib. Mul ükskõik. Et kus see siis nagu demokraatia on, et kui su analüütikud luurekeskendust ütlevad ja inimene läheb kongressi ette vandal tunnistama, et neil ei ole tuumapommi. Trump ütleb, aga on küll. Mitte ühte tõendit ei ole. Ehk siis, et see sõda on täiesti agressioonisõda, see on illegaalne sõda ja meil seda toetada, me oleme kaasosalised. Ja see on häbiväärne. Eestlasena ma ütlen seda, see on häbiväärne. Meil see tüüp Reinsalu, ma lugesin toolikult maha kukkuma, kutsud kokku kohe väliskomisjoni esimese ja nemad toetavad. Toetad mida? Toetad agressioonisõda, mis ÜRO harta järgi, mis vesised silma räägib, kui tähtis on rahvusvaheline õigus. ÜRO harta võtta kõige suurem sõjakuritegu on agressioonisõda. Ja see tuleb nüüd toetab seda ja siis räägib rahvusvahelisest õigusest. Mine puhku jalga meil tõesti. Hezbollah ründas Iisraeli, mille peale Iisrael siis ründas Liibanoni ja Liibanoni valitsus eile ütles, et Hezbollah pangu relvad maha. Kui suur jõud see Hezbollah üldse on? Ta on siis Liibüa territoorium? Ei, Liibanoni. Liibanoni. Jah, Liibanoni. No vaata, kus tuli üldse Hezbollah? Hezbollah tuli aastal 2006, kui juudid jälle tungisid veel 82, ma võin eksida. See oli 82, kui nad Liibanoni tungisid, see oli ju, kutsuti ju Vahemere Pariisiks ja siis jällegi vastupanu liikumine. Sealt tuli Hezbollah. Ja Hezbollah oli kunagi kõva muidugi, eks ju, Nasrallah, kes oli selle juht, tapeti ära koos iraanlastega, terve korteri plokk lasti õhku, nad olid seal bunkeris koos Araani kindralitega, saade 86, 2 tonnist bunkerbuster-pommi viskasid juudid peale ja tapsid ära selle juhi ja pärast seda ja kõik need suurem osa need decapitation, nad kutsuvad pea maha lõikamine nagu, et selle, mida sama tehti ka Iraanis, eks ju, decapitation, et lööme pead maha juhtidel, ei arvestati sellega, et asemele tuleb uus ja paha tihti on see uus palju hullem selles suhtes, et tal on väga selge kogemus, ta teab, et tal on üks ainuke võime, kui see ise pasunasse ei pane, siis tapetakse sind ära. Ja miks Hezbollah ründas seda, on ju selge, et kui Iraan kukub, siis on ka Hezbollah kõik läbi. Ja samas on Hamas, kes ju ründas ka samamoodi. Ja sa paned tähele just asja, mis ma sulle ennem rääkisin, nende muslimitel ei ole see, et sa võidad, vaid sa hakkad vastu, et sa oled väärikas, et sa võitled, isegi kui sa kaotad, sa oled ikka võitja. Ja vaata, mis on veel üks asi, on nemad ei saa ka sellest kontseptsioonist aru, vaata, kui terrorist kinni püütakse ja siis öeldakse, et pole, sa tegid selle terrorit. Siis öeldakse, aga see, isegi kui ta neid teinud ei ole, siis ütleb, jah, mina tegin. Sest nende jaoks on see intent, on siis, kuidas sa ütled, et ma tahtsin seda teha, et ma pean, et see on õige seda teha, kuigi ma ei jõudnud seda teha. Ja. Siis ta ütleb, et jaa, ma tegin seda, sest tema see meel töötab niimoodi, et jaa, ma tahtsin seda teha, aga ma ei jõudnud seda teha. Ja siis ütlebki sellele valgele mehele, et jaa, ma tegin seda, kuigi seda teinud veel ei ole. Aga tema peas on juba see, ja vaata, kui sa neid nüansse nagu ei jaga, siis kuidas sa lähed sõtta? Kui sa ei saa neid inimestest aru, saad sa ühest asjast aru, paljas jalgselt, ilma relvadeta, ei ole tanke, ei ole kahurid, ei ole satelliite, ei ole mitte midagi. 2 aastat, juba 2,5 varsti, ikka ei ole neist jagu saanud. Maailma kõige võimsam armee, maa tasa pommitanud, elada kuskil ei ole, inimesed on ikka seal. See on see sama, mis ma räägin. Nemad võidavad sellega, et nad ei anna alla. See ongi nende võit, kui nad ei saa Iisraelist tankiga üle sõita ja neid ära tappa, nii nagu neid tapetakse. Aga see, et nad on seal, ongi nende võit. Ehk siis Iisrael ei olegi midagi muud üle. Kas nad kõik ära tappa või saab jalga vahel ära minna. Täpselt nagu Ameerikas tegid märts 2025, ehk siis aastaga tagasi läksid ju Hutisid tampima. Et Hutid panid Punase mere kinni. Freedom of Navigation,
suur kuradi lahing. 7 nädalat kõmutasid, puudid lasid selle 7 nende Reaperit alla, 3 lennukit, juba tahtsid lennuki laevale pihta panna, see pidi väga järsu manöövri tegema, kukkusid Horneti alla sealt ja panid saba jalga minema, aga meie võiksime. Ja siiani ei sõida ükski laev Houthi lased kohe põhte, kui ta läheb Iisraeli poole. No nii, et sa pead ikka ennem nagu veel kord, kõige hullem asi, mis sa teha saad, on oma vastast ja nii-öelda vaenlast alahinnata. Jah, Ameerikast on käinud ju siin juba väga pikka aega ja olnud ainukene jõud ja see jõud on olnud ainult selle pärast, et nad ütlevad, et nad on jõud. Nad ei ole mitte ühte sõda võitnud. Võitsid nad Iraagis, siis on seal siis nende võitna. On Afganistanis 21 aastat tapsid inimesi kui palju, et vahetada Taliban välja Talibani vastu. Ära läksid nagu, ja nüüd jälle ütled, meil on beautiful, meil on kõige võimsam, meil on kõik. Ja madistavad seal Houthidega ei saanud hakkama. Nüüd madistavad iraanlastega, mina ütlen küll seda, et see kogemus, mis mul on, tulevad sealt saba jalgavalt välja, aga siin on veel üks väga suur oht, mida Eesti inimesed peavad mõtlema ja tõsiselt mõtlema. Kas sa tea, mis on Samson Initiative, Samson, mis see tähendab? Ei. On see, et juudid, kui nad hakkavad kaotama, toovad välja tuumapommi ja hakkavad tuumapommiga lahingut pidama. See oli juba peaaegu 73, see pidi juhtuma, siis ütlesid Ameerikas ja Sovieti Union ja Nõukogude Liit ütlesid, et Samson option kutsutakse seda. See on võimalus siis, jah. Ehk siis, et seda kardan mina, et kui nüüd iraanlased tümitavad neid, nagu nad tümitasid aastaga tagasi, või aastaga 10 kuud tagasi selle juunisõja ajal, et juudid pidid paluma, et Trump, et tule aita edast välja, muidu on kõik. Siis ma arvan, et täpselt sama juhtub nüüd ka, et ega nad ei jäta ja jällegi, et kõige demokraatlikum riik Iisrael, seal on ju sõjaseisukord ja mitte ühte informatsiooni välja ei tilgu, aga juhtisin kuulama ühe juudi, kes elab Londonis, kes on nagu väga normaalne inimene ja tõsine intellektuaal. Ütles, et eelmine kord 480 hoonet, siis ütleme juunis 12 päeva jooksul lasid iraanlased puruks Iisraelis. Saad ise aru, et see on 23 000 ruutkilomeetrit, suur osa on seal veel kõrbe, et see on nii tihedalt koos ja see IDF-i, see on siis Iisraeli kaitseväe peakorter on keset elamukvartalit. Et sa teaksid, räägivad koos, teised peidavad ennast tsiviilisikute taha. Endal on, ja mis juhid tapavad, ütlevad, et kaasas on hospidalide all, on tunnelid ja nende juhtimiskeskused, sest neil endal on. Ja nad alati mõtlevad, et kui sina oled siuke tõbras, et siis kõik teised on ka siuksed tõbrad. Aga jällegi, et maailmas on väga palju erinevaid inimesi ja nad on alati nagu hämmastanud just nende iraanlaste puhul see, et nad on siirad, kui nad ütlevad sulle, et see on nii, siis ütleme 99,99% see nii on. Nagu ma ütlesin, et oleneb muidugi klassist, kellega sa räägid. Aga jällegi, et ajalugu on ju näidanud seda, et neil ei ole tuumapommi, nad pole seda kunagi arendanud, sest see on neile illegaalne, kui usujuht ütleb, et see on illegaalne, siis sellest ka peetakse kinni, see on illegaalne. Mitte nii nagu meil, et seadus on ja pärast üles, kurat, mul oli eksimus teokeelatus. Täna hommikul Eesti televisioonis öeldi, et isegi Trump rääkis, et tal on Iraanis 3 inimesega räägitud, kes on nõus siis võimu üle võtma. Aha. No, ma ei tea, sellest ma ei tea midagi, ega ta ju ei ütle, kes need 3 inimest on, võib-olla ta hommiku nägi just ilmutust ja tulid tal, see, et Pahlavi, kes on Reza, kes elab Ameerikas, ütleme, Larry Johnson ütles väga hästi, et kui ma lähen Iraani ja ütlen paar sooja sõna enda kohta, et mul on suurem võimalus presidendiks saada kui Pahlavi, nad pihkavad, Pahlavil pole mingit võimalust saada. Iseasi on see, muidu Ameerikast panevad, kui nuku sinna paika oma jõuga, aga pole seda jõudu ju, aga ta ei saa mingil juhul, aga need teised 2 on, ma tõesti ei tea. Et vaata, ega alati on ju, meil ka olid ju Lauristinid ja Andressenid ja Nikolid ja kõik olid ju suured kommunistid, nii et me nüüd kutsume neid, eks ju,
reeturiteks või kustingistideks või kollaboratsionalistideks, eks ju. Kindlasti on ka seal, ega siis on 90 miljonit elanikku, seal on kindlasti keegi, aga et kellegi niisugune substants oleks, mina küll ei tea. Trump teab midagi, mida mina ei tea, kindlasti Trump on väga tark inimene. No mulle meeldis see, kui meie vabariigis sirgunud täna Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas esines ja ütles, me peame minema Iraani ja looma seal tõelise demokraatia, aga ta vist ei tea, et seal demokraatia on juba olemas, mida ta siis tahab luua. No Toomas, mida ma sulle ütlesin, et mind hämmastab inimeste lausrumalus ja ignorantsus. Tee omale asi selgeks. Küsi, uuri, sa diplomaat. Koolis ei ole käinud. Sellest saab selgelt aru inimene, võis ju koolis käia, aga võib-olla kuna papa oli funktsionär, kommunist, pandi nüüd niisama, ma ei tea. Kui sa nii rumalat juttu räägid, siis on lihtsalt piinlik. See on piinlik. Veel korra, mis on demokraatia, tee mul selgeks, kui sul on riigis konstitutsioon, sul on parlament ja igapäevaelu, ega siis nii ei ole, et usujuht läheb, ütleb, tee nüüd nii. Usujuht annab nagu suuna. Ja veel korra võib-olla Eesti rahvale teada anda, kuidas üldse saad ajad tollaks, eks ju, grändajad tollaks. Võiks ju mõelda, et kuna see on nii-öelda Pärsia, et siis on pärslane peab olema. Ei ole hoopis Aseri on. Aga kuidas see käib? On see, et kui sa oled nagu seal nii-öelda seminaris ja siis mis iganes see on see usuülikoolis ära käinud, siis sa pead nagu hakkama interpreteerima seda Koraani ja ütleme, tegema sellest oma visiooni. Ja siis sa pead seda rahvale nagu tutvustama. Ja siis sa pead saama nagu nii-öelda oma nagu kogukonna, kes siin nagu toetab, kes ütlevad, et jah, et sinu jutt on õige. Aga inimesi on alati võimus öelda, et kuule, sa oled nii rumalat juttu, et Koraan seda küll ütleb, mine puhke jalga. Ehk siis, et sa pead nagu see interpreteerima, sa pead inimestele nagu meeldima, sa pead nagu inimestele nagu sisendama seda, et see on õige. See on umbes nagu arvun, et ma ei tea, meie vendadest ma ei tea eriti, kuidas nemad toimetavad, aga ma eeldan, et see võiks olla umbes samasugune. Ja siis, kui sa saanud piisavalt suure kogukonna, siis saad nagu seal hierarhis nagu ülesse minna. Ja siis on ka niimoodi, et sa ütled, et aga mina olen kõige kõvem mees, mina olen tolle. Ei, seal on ekspertide nõukogu, see on erinevate asjad ja kõik väitlevad, kõik räägivad, et milline on see visioon, kuidas minna. Nii et see on, kas sa kutsud seda demokraatiat, sa kutsud, ei ole niimoodi, et Adolf ütles, et sina oled see minister, sina oled see minister, vaid on konsensus, räägitakse, vaieldakse ja siis on üks kõrgem usujuht. Ja tema oli üks nooremaid, kes sai selle koha peale vanemad ja luguveetumad, ei saanud. Kuigi Iraanis on päris see, et ütleme, kui sa oled vanem ja luguveetum, siis on sul nagu eelis. Aga seekord ta oli nii veenev, ta oli nii pacifist, ta oli täiesti sõjavastane. Ja meil tehakse seda pilt, nagu taks meeletu kuradi verine türann ja tema on ju täna seda, et Iraanil ei ole tuumapommi ja see on muidugi iraanlaste õnnetus. Oleks siin nagu Kim Il-jungil tuumapomm, poleks Ameerikas sinna täna juutidega läinud. Oleks jumala vagus istunud ja värisenud. Ja ma siiralt, me ei taha jumala ees seda, aga ma arvan, järgmine vend ütlebki, et kui nüüd järgmine valittakse selleks grändajat ollaks, siis on temal õigus see vatva ümber pöörata. Ja väga suur tõenäosus ütleb, et kuule vaadake, mis meie riigides, kui palju inimesi on ära tapetud. Sellest meil ei ole seda hirmutusrelva. Ja võib-olla otsustavad teha selle. Nad on täiesti võimelised seda tegema. Ja siis istutakse vagusi nagu Kim Il-jungiga. Ja kas nüüd Kim on siis selle tuumapommiga kedagi rünnanud? Nii kui kurat tuumapommi sai, kõik on vagusi, keegi ei kobise. Mis juhtus Gaddafiga? Ja iraanlased näevad väga selgelt, mis juhtub täna nendega ja mis juhtus Gaddafiga. Räägiti nii juttu 2009. Anna oma tuumaprogramm ära, anna oma ballistiliste rakettide programm ära, anna oma chemical programm ära. Saad rahvusvahelise kogukonda tagasi, saad lugupeetud inimeseks. Gaddafi oli loll, tegi seda. 2 aasta pärast sodomeeriti seal NATO poolt, kes on kaitseorganisatsioon. NATO keeras maa pahumpidina. Mis on nüüd täna on see? 3 fraktsiooni kõik sõdijaid, kõik kodusõda täielik kaos. Ja ennem oli Aafrika rikkam riik. Noored said korteri. Toomas, meie noored saavad korteri kui abielluda? Ei. Saavad. On neil tasuta arsti abi või? On neil kuradi tasuta kool või? On neil kuradi bensiin ilma raata või? On need asjad või? Tasuta ranstu kõik või?
jah, see oli tõesti haruldane, et naftat oli ja selle pealt sai seda lubada, mida paljud riigid ei luba kahjuks. No ja mis siis meie demokraatlikud riigid tegid? Läksid ja hävitasid teise rahva ära ja valetades ennem Gaddafile, et saad selleks vennaks. Gaddafi ütles väga ilusti ju sellele Sarkozile, kelle ta 50 milli andis, et ta valitud saaks. Jälle, annad kuradi Ungari juudile rahane. Rumal inimene pead olema. Ja eks ta maksis sellest väga valusasti. Ja ütles ju, et kui te minu maha lööte, pärast seda pole Euroopa enam endine. Ja täna immigrandi, kus nad tulevad, kõik tulevad ju läbi Liibüana. Seal on orjaturg. Kuradi trünühvlit vangis peaks istuma need inimesed, kes selle otsuse tegi. Mõtle, kui palju on vaeva ja valu. Ja usu minna, see on see sama karma või mis iganes, see sama. Ma ei ole ei muslim ega budist, ega ma olen kristlikus ruumis üles kasvanud. Aga kuradi see valu tuleb meile ka ükspäes, me oleme nii palju halba teinud. Nii palju halba teinud inimestele. Et täna, mis Liibüas toimub, on ju avalikud orjaturud. Me oleme aasta 2025. Aga keegi meil sellest ei räägi. Meil on ju vaba, õilis, aus ajakirjandus. Balansseeritud. On tulnud info, et Venemaa ja Hiina on segatud USA sõtta, sest nad varustavad Iraani luureinfoga. Hiinlased panid selle kohe välja. Absoluutselt, aga kas siis ukrainlasid ju, et USA sõdib ju Venemaaga juba ennem, et annab ju ukrainlastele informatsiooni, kuidas Putini residentsi lasta ja kus nendest tehastesse lasta ja kus ukrainlased muidu seda informatsiooni saavad. Usakad annavad ja kaasa arvatud meie. Meil on siin 2 kohta, Eesti ja Rumeenia on siis, kus need nii-öelda salaradarid ja pealtkuulamise ja jälgimise ja süsteemid toimivad, nii et me oleme ka märklaud ja siin oli meil üks eriti tark mees, kes polnud isegi koolis käinud. Sahna rääkis, et paneme ka tuumapommi siia. Ma ei tea, kas inimestel nagu üldse ma ei tea, mul saavad sõnad otsa, ma ei oska seda describe, ma ei oska seda nagu isegi iseloomustada. Et Venest on ütlus, et kui sa oled loll, siis raketana tolga, see ongi nagu igaveseks. See siukse, vaata, inimesed nagu adu ära seda, et kui sa oled valitsuse liige, siis sa sooja jutu suust välja, siis seda võetakse reaalsusena. Ja kui sa ähvardad, nagu siin, mis oli see NATO juht, läks ütles, et meil on plaanid ja me teeme ära, et võtame Kaliningradi 36 tunniga ära. Ja siis venelane ju peab arvestama sellega, et see on tõsine. Mis on veel suurem provokatsioon? Ja ega see kindral ei öelnud seda, sest tema mõtles selle välja. Oli ju väga selgelt poliitiliselt see. Võib-olla siis Saksamaal keegi on sosistanud, et tuleb seda nagu välja öelda. Aga mida see tähendab? Venelane mõtleb, siia tuleb tuumapomm. Tal on riik kaitsta Putinil. Mis see sõimata sest Putinist? Mis vahet seal on? See on Putin, Sidorov või Petrov. Et ei saagi teisiti käituda. Ameerikas tõesti mõtlesid, et lähevad Iraani ja ütled, kuule nüüd, käpuli maha ja kuradi maad suudle minu eest. Kerik kuradile. Ja annavadki talle pasulasse. Lasedki oma raketid lendama. Nüüd on häda käes. Sama on ju siin. Mida te kuradi nokite? Vene on ju võtabki seda tõesti, ongi siin. Järelikult ma pean ise panema siin. Kus siis? Rootsis eksiilvalitsus tegema selle. Kuradi aferistid. Need ei ole riigijuhid, need on aferistid. Oot, Toomas. Ja loomulikult hiinlased annavad. Vaata, ma tahtsin ennem öelda lihtsalt jälle inimestele teadmiseks, et see on ka ressursisõda, nagu sa väga õieti ütlesid, et Iraanil on tohutud ressursid, aga see on ka, et Hiina vastu võidelda ja kui ameeriklased ütlesid, et nad peavad Euroopast ära minema, et oma hemisfääris ja Hiinat kanseldada, siis see on üks suur asi, sest ega vaata, sa võid kahte pidi vaadata, et iraanlased panid Hormuzi väina kinni, aga samas võib vaadata, et ameeriklased panid. Ehk siis, et miks ameeriklased seda tegid? Nad tegid seda selleks, et Katar, Saudi Araabia, Ühendemiraadid ei saaks müüa Hiinale ei naftat ega ka gaasi ja eriti gaasi. Katar on üks suuremaid gaasitootjaid ja mäletad, kui meie tubli Kadri Simpson siis käis Kataris Euroopa jaoks lepingut tegemas. Lõuna-Euroopa saab ka Katari gaasi, nii gaasi Lõuna-Euroopasse ei tule. Kellel on gaasi? Gaasi on ameeriklastel. Ehk siis
kõik me ostame rõõmsalt Ameerika gaasi ja maksame sellest 3 korda kallimat hinda, kui me oleksime saanud venelaste käest, aga venelased aeti juba 2014 hakkas see värk peale, kuidas need Euroopast minema saada, et ise gaasi müüa. See on puhas ressursisõda ja Euroopas on lollid või pahatahtlikud. Sellepärast, et kui sa lõikad läbi selle käe, mis nüüd toidab ja lähed järgmise käe juurde, mis on 3 korda rasvasem ja kallim ja hakkab toitma, mis sa arvad, Nii, Andrus, aeg on ümber kukkumas, ütle viimane lause. Mis sa tahad kuulda? Ma tahan öelda, Eesti mehed, pange tähele ja naised ja noormehed ja tütarlapsed, pange tähele seda, mis hakkab toimuma. Et see ei ole ainult selles, et Iraani tuumaprogramm või midagi. Siin on, mulle tundub, palju suurem mäng ja miks võeti ära Süüria, mida ma sulle enne ütlesin, oli see, et sealt jooksevad läbi siis nii-öelda need torud ja kes kontrollib Süüriat, kontrollib, kuidas see gaas liigub idast läände ja läänest itta ja miks tehti see Trumbi highway, mäletad siis Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, jah? Et ära lõigata hiinlaste Silk Roads, uue siidide initiative, et see läbi lõigata, ehk siis, et ida-lääne vaheline koridor ja samas ka põhja-lõunasuunane, mis tuleb Venemaalt sinna mere äärde Iraanina. Nii et see on ka väga suur geopoliitiline mäng ja ressursi ahitsemine. Nii et seda tasub jälgida, aga see on see nii-öelda väga suur pilt ja ma ei ole selles väga kindel, aga mulle praegu tundub neid samme vaadates, et sealt võib mingi situatsioon tekkida. Soovime, et asjad lõpevad varsti ära, sõda lõpeb ära, aga teile head raadiokuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade, aitäh teile kõigile! Aitäh Toomas ja ilusat päeva! Toomas Pauri autorisaade.